tere! Selles videos räägime kinemaatikast. Kinemaatika on üks osa mehaanikast, millele järgneb dünaamika, siis võnkumised ja lained ning ka jäävusseadused. Kinemaatika. See sõna kinemaatika on saanud oma alguse kreeka keelest. Kinema tähendab kreeka keeles liikuma või liigutus. Kinemaatika on õpetus liikumisest. Tekib küsimus, mis liigub? Ma panen selle küsimuse siia kirja. Mis liigub? Tavaliselt mingisugustes ülesannetes või reaalses elus on meil tegemist mingisuguse kehaga. Näiteks joonistan siia ühe auto. Autol on rattad, autol on kere, mootor ja igasuguseid muid detaile, mida tegelikult me ei arvesta, kui me liikumist kirjeldame. Neid detaile on palju, need detailid me unustame ära ja me räägime selle asemel hoopis mingisugusest punktist, mis liigub, kuhu on siis koondunud kogu selle auto mass. Ja see mõiste koosnebki siis kahest osast, punkt ja mass, ehk siis punkt mass. Kirjutame selle siia välja. Punkt mass. Ja olgu veel kord öeldud, et see on siis keha, millel mõõtmed puuduvad ja mille mass ongi siis koondunud sinna ühte punkti. Reaalselt sellist keha muidugi olemas ei ole, mida peab kohe rõhutama. Teine pool on, kus liigub seesamane punkt mass. Et siis kogu küsimus on, mis liigub kus. Vastus sellele, kus see punktmass liigub, on taustsüsteem. Ehk siis mingisugune ruum. Ruum, kus on 3 koordinaati. X ehk siis pikkus, Y ehk laius ja Z ehk siis kõrgus. See ongi siis 3-mõõtmelise ruumi 3 koordinaati, X, Y ja Z. Olgu siis öeldud, et kõik need X, Y ja Z teljed, need sihid on omavahel risti. Lisaks ruumi koordinaatidele arvestatakse ka ajaga, ehk siis tuleb juurde 4. ajakoordinaat T. Aja mõõtmiseks tavaliselt on siis kell. 3 ruumi koordinaatist aga tihtilugu ei ole meil põhjust rääkida, sest liikumine toimub ainult ühes sihis. Seetõttu me ei arvesta ei Y-koordinaati ega Z-koordinaati ja jääb järele ainult X. Taustsüsteemi moodustavad ruumikoordinaat X ja ajakoordinaat T. Ja vastus küsimusele, mis liigub kus, on siis lihtne. Punkt mass liigub taustsüsteemis, millel on üks ruumikoordinaat ja ajakoordinaat. Nüüd aga kuidas sellist süsteemi
näidata, kuidas seda visualiseerida. Selleks kasutame graafikut. Taustsüsteemi kujutame graafikul järgmiselt. Punkt 1. Me valime taustkeha, mille me loeme paigal olevaks. See tähendab, me paneme paika graafikul 0 punkti. Praegu paneme selle 0 punkti siia alla vasakule nurka. Järgmiseks valime horisontaaltelje. Horisontaalteljel on meil selline muutuja, mis oleks sõltumatu. Kumb siis on sõltumatu, kas aja või ruumi koordinaat? Vaatleme kõigepealt aega. Aeg kulgeb alati ühes kindlas suunas ja mitte kunagi vastassuunas, see tähendab ajas tagasi minna ei saa. Ja kuna aja koordinaati muuta võimalik ei ole, välja arvatud ainult ühes kindlas suunas, siis me loemegi selle sõltumatuks muutujaks ja me paneme selle sõltumatu muutuja T X teljele siia. Suund olgu siis vasakult paremale, graafikul tähistame selle noolega. Aega mõõdetakse mõõtühikute süsteemis sekundites. Paneme siis selle ka juba siia ära. Nüüd järgmine küsimus on, mis saab teisest koordinaadist, ruumi koordinaadist X. Selle me peame paigutama vertikaalteljele. Kui traditsiooniliselt on siin Y-koordinaat, siis praegusel hetkel on hoopis siin X, mis on meil sõltuvaks muutujaks. Ja valime suuna selliselt, et ta ühtiks keha liikumise suunaga. See oluliselt lihtsustab arusaamist ja eeldab kokkulepet. Me paneme siia X-i, mida me mõõdame meetrites, mis on samuti mõõtühikute süsteemis teepikkuse ühikuks. Nii, teljed on paigas, kus siis ruumi koordinaat X sõltub aja koordinaadist T. Nüüd keha ehk punktmass. Punktmass võib asuda ajahetkel 0 ükskõik millises ruumipunktis. Tavaliselt paigutatakse koordinaadistik nii, et see keha alguspunkt olekski 0 punkt, nii et see on siis siin telgede ristumiskohas. Ja kui keha hakkab liikuma, aeg hakkab jooksma, siis me tõmbame siia joone. Keha liigub, ta liigub kahemõõtmelisel pinnal, kus siis ruumi koordinaat sõltub ajast. Ei tulnud see kõver siin meil kõige sirgem välja, aga ega tegelikult sellest ka väga probleemi ei ole, sellepärast et ega reaalses elus ongi neid liikumisi vähe, mis oleksid ühtlased ja sirgjoonelised. Ja võimegi kokku võtta selle joonise nii, et punktmass liigub taustsüsteemis, mille koordinaatideks on siis aeg, sõltumatu koordinaat ja X, sõltuv koordinaat ehk ruumi koordinaat.